Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuajaloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Kätte on jõudnud juuni lõpp, mis tähistab ühtlasi Objektiivi hooaja lõppu ning sestap on käesoleva raadiosaate puhul tegu saatega, milles paneme möödunud hooajale punkti. Punkti panek eeldab aga alati tagasivaadet eelnevalt formuleeritud lausele või lausetele, selle veel kord üle lugemist ja hetkeks selle juures peatumist. Milline on siis selle hooaja lause, kujundlik lause, mille me võiksime sellele hooajale ette panna ja seda hooaja selle abil kirjeldada? No, minule tundub, et esimene tasand, mida ma mõtlen, kui ma mõtlen tagasi sellele sügis- ja kevadhooajale, on see, et kõik Eesti riigi ja rahva lammutamist edenevad projektid on veelgi süvenenud, veelgi kasvanud ja veelgi jõudu kogunud. Kui me oleme siin maininud selle hooaja saadetes rääkinud Rail Balticust, rääkinud rohepöördest ja tuulikutest, aga rääkinud siin ka prokuratuuri märatsemistest, rääkinud erinevatest nii-öelda parlamentarismi mahasurumisest, demokraatia kuhtumisest, vabaduste kuhtumisest, et need on tegelikult asjad, mis on iseloomustanud minu arvates Eesti tänast seisu, ehk põhimõtteliselt see, kus me olime selle hooaja alguses, see kõik on tendentsiaalselt ainult süvenenud ja mis võib ütelda mingit väga suurt, selget vastuseisu sellele protsessile ei ole märgata. Ja mina tooksin ka enda poolt esile kõigepealt sellise hinnangu, et me oleme selle hooaja lõppedes, kui me räägime siis poliitika hooajast ja alustame seda siis möödunud aasta septembriga ja loeme selle lõppenuks siis käesoleva aasta, ma ei tea, jaanipäevaga näiteks. Et me oleme kindlasti selle hooaja lõppedes veelgi hullemas, veelgi lootusetumas, veelgi närusemas olukorras ja seisukorras nii riigi kui rahvana, kui me olime hooaja alguses. Ja ma tooksingi võib-olla kõigepealt esile sellise märksõna nagu Eesti sisepoliitilise ummiku või ummikseisu süvenemise. Et jah, selle hooaja jooksul on siin ka korra nii-öelda valitsusremont ära toimunud, võimuliit on muutunud veelgi väiksemaks. Kevadel viskas Reformierakond koalitsioonist välja oma ühe koalitsioonipartneri, nimelt sotsid. Ja see tähendab seda, et valitsuserakondadel on praegu valijate toetust küsitluste järgi, tõsi siis nende valijate toetust, kelle poliitiline eelistus on teada, et sealt protsendist on välja jäetud nende inimeste hulk, kes ei oma konkreetset eelistust. Nii et alla 20% on siis praegusel võimuliidul toetust või kui täpne olla, siis mõlemal erakonnal, Reformierakonnal ja Eesti 200-l. Aga mingi küsitluse järgi nüüd valitsuse enda toetus on natuke kõrgem, et see läheb sinna ikkagi, ma ei tea, 29, 28 kanti. Vähemasti maikuus ma mäletan, et oli üks selline küsitlus. Isasi, kui usaldusväärne see on. Aga isegi sellisel juhul, et kui valitsuspoliitikal on nagu suurem valijaskonna toetus, eeldusel, et ka võib-olla sotside valijad ikkagi ju toetavad ju põhimõtteliselt selle koalitsiooni kurssi, et nad võivad olla vihased ja pahased oma lemmikute väljaviskamise pärast, aga põhimõtteliselt ju seda suunda nad ju, need sotside valijad ju toetavad. Nii et selles mõttes on ilmselt valitsusel natukene suurem kandepind, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi ju vähemus, mitte üle kolmandiku
Eesti valijaskonnast 2/3 ei toeta, võib nii laias laastus öelda, või isegi rohkem hulk inimesi ei toeta seda valitsust ja mis see tulemus siis on, mitte keegi mitte midagi teha ei saa. Et see valitsus suvatseb edasi istuda oma kohal kuni järgmiste valimisteni, noh, võib-olla tehakse mingid valitsusremonte veel, ma ei tea, aga põhimõtteliselt, kui me räägime siin nüüd Eesti sisepoliitilise ummikseisu süvenemisest, süsteemi kokkujooksmisest nagu ühe märksõnana või ühe sellise näitena, siis see ongi just see, et me ei saa valitsust vahetada, sest ei ole võimalik esile kutsuda Riigikogu erakorralisi valimisi. Põhimõtteliselt see on nii keeruliseks tehtud põhiseaduse järgi, et antud olukorras seda pääseteed, seda lahendust me kasutada ei saa. Ise küsimus, mida siis erakorralised valimised kannaksid. E-valimised on ju endiselt alles ja tegelikult kas see tookski nii suure kursimuutuse Eesti poliitikas, võib-olla tooks, võib-olla mitte, ei oska öelda, aga ühesõnaga me oleme nagu ühelt poolt riigina jõudnud sellesse olukorda, kus kellelegi eriti see olemasolev poliitiline suund ei meeldi, selle läbiviijad ei meeldi, aga tegelikult mingit alternatiivi ka ei taheta. Alternatiiv on loomulikult olemas, on selgelt ju pakkunud täiesti erinevat lähenemist terves reas poliitilistes küsimustes Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, mis põhimõtteliselt nagu peavoolust erineb. Aga noh, vot seda ka ei taheta ikkagi nii väga, nii et siin see Eesti ühiskond nagu selles mõttes on. Ja kui mainida siin veel selliseid süvenenud tendentse, siis noh, tegelikult ju kõik need Eestile kahjulikud projektid, mida sa ka juba mainisid, on läinud edasi, ilma et keegi neid eriti takistada suudaks, väärata suudaks, kui me räägime siin tuulikuparkidest või tuugeniparkidest, maismaa tuulikutest, meretuulikutest, et nende projektidega minnakse täiesti külmalt edasi, vastuseis ei huvita mitte kedagi, neid, kes seal võimu juures on. Täpselt samamoodi Rail Balticut arendatakse edasi ja kulutatakse sinna rahva raha sadade miljonitega või isegi miljarditega. Ja täpselt samuti me näeme, kuidas süvenevad jälgimisühiskonna tendentsid. Tuli siin ju kevadel välja või vähemasti tuli jutuks uuesti meedias, et juba rohkem kui 10 aastat on Eesti politsei kasutanud numbrituvastussüsteemi automaatset, tehakse 10 miljoneid fotosid igas kuus liiklejatest ja seda täiesti ebaseaduslikult. Sellel ei ole seaduslikku alust ja väidetavalt isegi peaminister ei teadnud sellest midagi, rääkimata siis Riigikogust või ka teistest ministritest. Ja mida me siis näeme? Näeme seda, et räägitakse nüüd hoopiski, et tuleks see olukord seadustada, ehk siis see ebaseaduslik olukord, mis on tõesti omane sellisele autoritaarsele jälgimisühiskonnale, tuleks nüüd ühiskonna huvides seaduseks koputada kiiresti. Isegi siin minu meelest Delfi juhtkiri nõudis, et seda saaks veel tehtud enne suvepuhkust algust, et Riigikogus on ju praktikat küll sellist olnud, kus mõni seadus siin paari päevaga ära koputatakse ja kiiresti menetletakse. No puhtalt siis sellel põhjendusel või ettekäändel, et noh, et politseil on ju vaja ikkagi kurjategijaid tuvastada ja et siis me peame nagu terve ühiskonna võtma jälgimise alla. Ja noh, tundub tõesti, et kõik need asjad ei lähe enam mitte kellelegi korda, et noh, inimesed on nagu nii resigneerunud, nii käega löönud kogu sellele olukorrale, et ükskõik mis uudiseid ka ei tuleks valitsusest või siis võimuliidust, et noh, inimesed isegi ei ohka enam selle peale, vaid on täiesti apaatseks muutunud. Noh, selline mulje on selle hooaja nii-öelda arengute kokkuvõtteks. Ja see on siis puudutab sisepoliitilist osa ja praegu ma mainin ainult siis ka ühe välispoliitika
arengu, millest me ilmselt hiljem natuke lähemalt räägime ja see on Donald Trumpi valimisvõit Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel siis möödunud aasta novembris ja tema ametisse astumine käesoleva aasta jaanuaris. Nii et kahtlemata see on üks selliseid olulisemaid asju rahvusvahelisel tasandil, mida nüüd siduda selle lõppeva või lõppenud hooajaga. Ja Eesti poliitika juurde tulles siis üheks märksõnaks on kahtlemata olnud kirikute ja koguduste seaduse muutmine ja sellega seonduv kõik, mis ühiskonnas on toimunud ja mida on räägitud. Ja kui ma otsiksin sellele seadusele ja kogu sellele protsessile mingit ühisnimetajat, siis ma ütleksin, et siin väljendub selline ülbe kiusaja mentaliteet, mis apelleerib rahvuslikule baashoiakule. Ja nüüd te küsite, et milline see rahvuslik baashoiak on, et kas see on Eesti pooldamine, mingisugune selline eriline Eesti essents, mida on tabatud ja mina arvan, et see Eesti essents on tabatud ühes konkreetses asjas, Vene vihas, Vene kartuses, Vene vihas. See ongi see rahvuslik baashoiak, see ongi see Eesti tegelik essents. Et ma arvan, et eestlased jääksid paljuski nagu hätta ja me oleme küsinud ikkagi sõprade ja käes ja mõnedel diskussiooniringidel, et aga kuidas te defineerite eestlast ja kes eestlane tegelikult on? Paari sõnaga, võib-olla isegi ühe lausega maksimum, aga et ütelge, kes see on ja ikka jälle tuleb välja tegelikult see, et esiteks ei osata teha seda ja teiseks, kui me vaatame seda, kuidas Eesti poliitika toimib, siis ja Eesti nagu rahva mentaliteet toimib, siis minu arvates ei ole selleks mitte midagi muud kui Vene viha. Ja miks ma seda räägin, on see, et rahval peaks olema eelkõige oma positiivne essents, midagi, mida kõik teavad, mis asi see on, midagi, mida nagu Einar Laigna armastab rääkida alati, kui ta meenutab oma käimist Armeenias, et mis on armeenlaste essents, armeenlased ütlevad une pealt kõik väikesest pisikesest 3-aastasest lapsest ja tüdrukust poisist kuni vana katoolikoseni välja, et armeenlased on kristlased, armeenlased on ühed vanim kristlik rahvas, see on nende essents, see on nende olemus olnud läbi aastasadade. Nii, aga meil tegelikult puudub selline nagu lühidalt sõnastatav positiivne essents minu arvates. See on muidugi olukord, kus me peame siis töötama ja mõtlema, et mis see oleks ja kui seda ei ole, siis kuidagi kujundama midagi sellist, mis oleks tõeliselt hea, hüveline, ilus ja vastaks igavikulistele ideaalidele, mille kohaselt Eesti rahvas võiks eksisteerida. Aga ma tulen nüüd selle suure filosoofilise jutu pealt nagu selle kirikute koguduse seaduse muutmise saaga juurde ja seal tõepoolest väljendub kogu selles diskussioonis ja viisis see, kuidas põhimõtteliselt rakendatakse kogu selline Eesti süvariiklik, seadusandlik meediaväli samuti sellise ühe grupi allasurumise ette. Nii, et tegelikult me tahame lihtsalt demoniseerida ja vihata seda ühte gruppi, milleks on keegi muu kui venekeelsed ja venelased ja ortodoksid kristlased. Ehk siis need on nüüd need, kes kogu selle essentsi, kuidas siis öelda, definitsiooni kohaselt on need, mida on kõige kergem vihata sellisel klassikalisel rahvuslasel. Tegelikult me näeme, et siin saavad kokku sellise keskmise nõukogude ajal välja kujunenud hoiakuga eestlase selline kiriku võõristus ja Vene viha või ka Vene kartus, eks ole, et selles suhtes on see Vene õigeusu kiriku temaatika olnud ideaalne projekt, mille abil siis
valitsus seda projekti ju tegelikult hakkas vedama siseminister Lauri Läänemets, sotsialistide pealik, nii et see on nagu paljuski olnud sotside projekt, aga ka Reformierakond ja Eesti 200 on ka väga tuliselt olnud sellega kaasas. See on nagu nende jaoks väga hea vahend, kuidas siis nii-öelda oma seda patriotismi või ütleme mängida rahva sellistel patriootilistel tunnetel, mis selle koha pealt ma ütleksin ei ole õige ehtne patriotism, vaid see on selline tõesti madalatel tungidel mängimine. Ja siin on võib-olla küsimus, jah, kui me isegi püstitame sellise filosoofilise küsimuse, et mis siis on see Eesti rahvuslik essents või mis on siis eestlase olemus, et eestlased on olnud 100 aastat tagasi või natuke rohkem ikkagi läbinisti ristirahvas, et selles ei ole vähimatki kahtlust, lihtsalt nii esimene Eesti Vabariik ilmaliku riigina kui ka eriti Nõukogude võim ju võõrutas teadlikult, sihipäraselt, tahtlikult rahva kirikust, oma kristlikest ja usulistest alustest ja on kujundanud selles mõttes sellise tõesti homo soveticuse, eks ole, millele on siis nüüd omakorda peale laotud sellist pealiskaudset rahvusluse kihti, mis ei ole selline päris genuiinne või see ei kasva välja niivõrd inimese nii-öelda sellistest, ütleme, südametunnetest, vaid see on nagu mingisugune resats, mis ei ole siuke ehtne rahvuslus, vaid siuke pealiskaudne, ma ei tea, riigi selline lojaalsus võimule. Me näeme ju seda sama asja, seda sama hoiakut, mida selle Vene kiriku teema puhul nägime ju ka koroona ajal, kus ju, ma arvan, et umbes samasugune hulk inimesi pooldas ju tegelikult valitsuse neid piiranguid ja loomulikult siis sellist sundsüstimist või siis nii-öelda selle jutumärkides antivakserite mahasurumist, kuna nemad esindasid ju sellist võimu suhtes kriitilist seltskonda ja vot seda nagu ei saa lubada, et meie ühiskonnas on nagu mingi hulk, eks ole, ühiskonna liikmeid, kes ei ilmuta sellist lojaalsust valitsuse käskude suhtes. Ja nüüd selle Vene kiriku puhul ka loomulikult siin on seda, ütleme selle küsimuse kaudu on olnud praegusel valitsusel ja võimuliidul väga hea olnud oma sellist kandepinda üritada ühiskonnas laiendada, kuna väga palju inimesi ühiskonnas, võib-olla 2/3 isegi, mis on tõesti väga suur hulk, suhtub ju ettevaatlikult või võõristavalt ja on pigem Vene õigeusu kirikusse siis ja on valmis siis ka nagu alla neelama need valitsuse poolsed põhjendused, et miks me nüüd tohime nende inimeste ehk siis vene õigeusklike suhtes Eestis selliseid samme astuda, et miks siin nagu inimõigused või demokraatlikud vabadused ei loe. Ja sellega seoses mulle tuleb meelde Martin Ehala hiljutine artikkel Postimehes, millest me ka tegelikult tahtsime täna natukene rääkida, aga ma siis juba võtan selle otsa siin üles ja tsiteerin ühte tema lauset selles artiklis, kus ta siis kurdab selle üle, et demokraatiaga tundub nüüd olevat ühel pool, et igal pool läänes kerkivad esile sellised autoritaarsed, ütleme siis autoritaarne käekiri, mida me siis ju näeme ka Eestis, kas või selle sama Vene kiriku teema näitel. Ja siis Ehal ütleb, et Eesti ühiskonnal pole selle vastu muidugi midagi, sest meie ühiskond on oma süvaolemuselt endiselt pärisorjade ühiskond. Lepime sellega, mis on, ja alles siis, kui olukord on tõesti hull, teeme järjekordse mahtra sõja, mis kukub läbi või toob muutuse. Tsitaadi lõpp. Nii et mõnes mõttes on võib-olla võimalik seda hoiakut seletada mitte lihtsalt sellise Vene vastase patriotismina, mida ta muidugi minu meelest nagu pealispindselt kindlasti on, aga võib-olla tõesti on siin mingisugune selline sügavam, ma ei tea, pärisorjusele või pärisorjuse ajale viitav mingisugune rahvuslik iseloomujoon, mis on lihtsalt meis ajalooliselt sisse kodeeritud,
noh, sellega võib nõustuda või mitte nõustuda, ma ei tea, aga mingisugune selline mentaliteet või hoiak kuidagi aeg-ajalt näib ikkagi avalduvat. Ja see on just nimelt see, et me ei salli kõikide vabadust, vaid me nõuame kaaskodanikelt, et nad talitaksid nii nagu võimu ettekirjutused ja nõuded on, noh nii nagu mõisast on üteldud, et tuleb teha, siis nii tuleb teha ja ei ole mõeldav, et nüüd naaberküla mehed seal ei tee äkki või keelduvad mingitest kohustustest ja koormistest mõisa ees ja siis tuleb neil ikkagi selg triibuliseks peksta, eks ole. Või kui mõisa ära meile kõigile vabaduse annab, noh, siis on teine asi, et me siis vaatame, et ütleme, mul ikkagi seostub see koroona aja, eks ole, hoiak, kus paljud inimesed nõudsid sundsüstimist ja et umbes, et mida siis need antivakserid mõtlevad, ohustavad siin meid kõiki kinni panna ja allutada riigi nõuetele, riik peab siin praegu just rusikat näitama ja raske käega lajatama, noh, sama hoiak tuleb välja kuidagi selles Vene õigeusu kiriku küsimuses. Ega need inimgrupid tõenäoliselt ei kattu, aga see mentaliteet on kuidagi sees ja mulle tundub, et siin ongi nagu mingisugune selline päris orja mentaliteet, millele Martin Ehala vihjab või viitab. Et see on nagu tähelepanuväärne, et see on jõudnud nagu Postimehe toimetusse selline arusaam või tõdemus, mida varem muideks esindas pigem vabadusvõitleja Tiit Madisson, kes ju ka korduvalt rääkis, et liiga palju on seda orjamentaliteeti Eesti rahvas kahjuks. Noh, nüüd Martin Ehala näib siis olevat jõudnud samale järeldusele ja ma arvan, et see on tõesti üks mõttekoht, mitte me seda nüüd selles saates ja selle jutuajamise käigus ära lahendame, aga see on minu meelest üks selline koht, mille üle mina ise tahaksin ka veel pikemalt mõtiskleda, et mis see siis ikkagi on, et miks me siis niimoodi oleme ja miks me niimoodi käitume. Jah, ma ei jõudnud oma selle kirikute koguste seaduse muutmise teemaga veel nagu mõttelan ka lõpetada, et ma teen seda selles repliigis, aga tõepoolest sa tõid juba niivõrd palju huvitavaid teemasid peale ja orjameelsus on üks, kellest või millest pole rääkinud mitte üksnes Tiit Madisson ja nüüd ei räägi Martin Ehala, vaid meie tegime SAPTK-ga isegi aastal 2017 terve konverentsi teemal, kuidas vabaneda orjameelsusest ja oleme pidevalt seda teemat nagu käsitlenud Objektiivis ja SAPTK muudes etteastumistes, pidanud oma tööd teatavas mõttes mingil määral tervikuna selliseks vastuastumiseks orjamentaliteedile või orjameelsuse mentaliteedile, et me lihtsalt võtame vastu valitsuse korraldusi, kirume neid kuskil poe taga ja teenime edasi. Et niimoodi demokraatlik ja väärikas ühiskond, kus inimväärikus on eelkõige üheks peamiseks eesmärgiks ja ideaaliks, ei saa toimida. Aga tõepoolest, tulles nagu kirikute koguste seaduse muutmise juurde, siis me võiksime küsida, et miks seda seadust vastu on võetud. No sa tõepoolest mainisid seda orja mentaliteeti, eks ju, mis tahab tegelikult kaasinimestelt ära võtta nende vabadusi. Ja ma arvan, et ma pean nõustuma sinuga, et tõepoolest siin selline vene viha pluss nagu päris orja mentaliteet on see, mis nagu kompositsioonis muidugi sellise täiesti küünilise poliitilise PR-projektiga toodavadki sellise asja, mida me praegu oleme näinud. Et mida siis on tahetud teha, eks ju, on võetud see seadus vastu ja president on kuulutanud selle põhiseaduse vastaseks ja mitte seda seadust välja kuulutanud. Nii, ja siis tuleb see seadus tagasi Riigikokku ja põhimõtteliselt mutatis mutandis midagi väikeste pisikeste muudatustega võetakse see vastu ja seda vastasust, seda peamist probleemi põhiseadusega loomulikult ei kõrvaldata, ehk siis seda, et Eesti Vabariik ei saa kirjutada ette usulistele ühendustele, kirikutele seda, milliseid kanoonilisi sidemeid neid võib olla ja milliseid mitte ei või olla. Ja sellele vaadatakse sellise tuima, ükskõikse, ülbe pilguga.
nii, meil on olukord, kus president tuleb ja ütleb, et vastu on võetud seadus, kus ühe inimgrupi põhiseaduslikke õigusi on Riigikogu suure enamuse toel maha surutud. Nii, aga kõik vaatavad sellele kuidagi niimoodi, et aga mis president on läinud Putini leeri või? Kas president on hakanud Mutini juttu ajama või? Et mis jutt see nüüd siis on? Ja vaat selline, kuidas öelda, intellektuaalne allakäik ja printsipiaalne allakäik, printsiipidest loobumine. Vaat see on üks sellise tänapäeva Eesti ja tänapäeva ühiskonna peamiseid tunnusjooni ja tunnussõnasid, märksõnasid, mida ette panna, sest sellel on tegelikult väga sügavad juured. Sellel on olemas nii-öelda kultuurilised ja intellektuaalsed juured, aga sellel on olemas ka vaimsed juured, ma arvan. Aga kui lähtuda nagu sellest pindmisest või kõige peamisest, siis ongi see, et selline päris orjade või mitte vabade inimeste ühiskond ei aktsepteeri enam printsiipe. Niisiis, põhiseadus ja printsiibid on sellises ühiskonnas need, mida me võime painutada sinna, kuhu me ise tahame. Meil ei ole meist ülemaid printsiipe, meil ei ole meist ülemaid ideid ja hüvesid, mille nimel meie peame ennast painutama. Vaid vastupidi, meie oleme need kangelased, kes tulevad ja painutavad neid printsiipe ning suruvad nad enda mudelitesse, kui vaja. Ja ülejäänud ühiskond, kes tegelikult kiidab selle heaks oma väikestes pisikestes eludes, kui on vaja, kui natukene Euroopa Liidu mõnda direktiivi siin enda kasuks painutada, kui on vaja teha nagu Eesti seadusandlusega sama või kui on vaja mõne moraaliseadusega teha sellist asja, siis ilmselt seda natukene tehakse ja kui sa oled seda teinud ja oled kasutanud sellist mõtteviisi, siis sa vaatad täpselt samamoodi, kuidas toimib riigivõim oma põhiseadusega, oma deklareeritud väärtustega ja ütled, et aga mis seal siis viga on, et et tegelikult võib teha küll, pole hullu mitte midagi. Ja see on minu arvates nagu üks selline tänapäeva ühiskonna üks peamiseid viise, kuidas ta alla käib, ehk siis me ei ole enam kinni intellektuaalsetes maksiimides, moraalsetes maksiimides, me oleme valmis neid iga kell lihtsalt maha suruma. Ja siin kirikute koguste seaduse muutmise seaduse juures, selle väljakuulutamise, selle triangli juures ja nende kommentaaride juures, mida esindab näiteks niinimetatud konservatiivse väljaande üks selliseid baaskolumniste Riigikogu liige Juku-Kalle Raid, rääkides sibulakuplite mahavõtmisest ja kõigest muust. Et see näitab seda, et me oleme lihtsalt valelikult ja kiuslikult toiminud selle seadusega. Siin on midagi väljendanud väga koledat selle rahva hinges, kui ta on niimoodi käitunud selle seadusega ühe oma vähemusgrupiga ja ma arvan, et tegelikult me peaksime, kui me tõsiselt tahame, peaksime pöörduma ja enda peeglisse vaatama rahvana, et miks me oleme andnud sellistele inimestele võimu ja miks me takka kiidame sellistele avantüüridele, nagu seda kirikute koguste seaduse saaga raames tehakse. Jah, ma olen tõesti nõus, ma olen ka väga kriitiline olnud selle seaduse üldse selle muutmise ettevõtmise osas, sest tegelikult sellega tuldi ju, minister Läänemets tuli sellega välja möödunud aasta oktoobris, kui oli selge, et võim ei saavuta muul viisil oma eesmärki, ehk siis Vene kiriku nii-öelda lahti haakimist oma emakirikust ja kas siis Konstantinoopoli alla andmist või siis neil nii-öelda siin omaette olla laskmist. Neil oli siis vaja mingisugune, selleks oli vaja seadust muuta ja sellepärast see ka ette üldse võeti. Täiesti
vilistades põhiseaduse printsiipidele, kus on öeldud, et riigikirikut ei ole, kus tagatakse kõigile usuvabadus, on selge, et kui usuühing või usuline ühendus ei ole mitte midagi teinud seaduse vastast, õigusvastast, siis riigivõimul tegelikult ei ole mingit õigust sekkuda selle usuühingu tegevusse ja eksisteerimisse vastavalt tema enda uskumustele ja soovidele, et see on läänemaailmas ju valdavalt tunnustatud printsiip. Ja meil on lihtsalt praegult vaja, võimul on ka praegu kasulik seda teemat, nii nagu ka tegelikult ju Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmist, eks ole. See oli ka üks asi, mida siis kevadel siin ette võeti Riigikogus küllaltki suure üksmeelega või küllaltki suure sellise enamuse toega, et tekib jällegi see küsimus, et aga mis probleemi mindi lahendama. Nii nagu Vene kiriku puhul on küsimus, et mis probleemi üritatakse lahendada, et nagu täpselt aru ei saa, mis probleemi üritatakse lahendada, sest ju tegelikult ei ole ju, ei kujuta see kirik ju endast mitte mingisugust ohtu Eesti Vabariigi olemasolule ja need Vene kodanikud, kellel oli hääleõigus ja kes seda hääleõigust kasutasid aastakümneid siin, see on seotud ju nende elamisloaga, et nad ei tule lihtsalt Venemaalt üle piiri siia hääletama, vaid et nad on püsielanikud Eestis. Et nüüd, mis probleemi me lahendasime ja mida me siis nüüd tegelikult saavutasime? Et saavutati ju seda, et tegelikult antakse just nimelt sellistele Eesti vastastele meeleoludele venekeelses elanikkonnas toetuspinda juurde, sest loomulikult need inimesed tunnevad, et nüüd Eesti riik on tulnud nagu nende kallale, võtnud nemad sihtmärgiks, et see praegusel väga ohtlikul geopoliitilisel ajal, mina ei näe küll, et see kuidagi nagu tegelikult mingid Eesti huve teeniks. Mina, kusjuures põhimõtteliselt pooldan sellist lahendust, et ühes riigis saavad hääletada nii kohalikel valimistel kui Riigikogu valimistel ainult selle riigi kodanikud. Me teame, et meil siin on Euroopa Liit ja sellest tulenevad kohustused, et Euroopa kodanikud peavad saama siin hääletada kohalikel valimistel ja selle vastu me nagu suurt midagi teha ei saa. Et hea küll, siis võtame nagu venelastelt selle hääleõiguse ära või Vene kodanikelt hääleõiguse ära, aga ma ütlen, printsiibis ma toetan seda mõtet, et ainult riigi kodanikud peaksid saama riigi elus kaasa rääkida nii kohalikul tasandil kui üleriiklikul tasandil. Aga nüüd antud olukorras, kus me niigi oleme siin pingeid õhutamas Venemaaga, kus niigi kogu meie regioon on väga ohtlikus geopoliitilises seisukorras, me nüüd täiendavalt otsime nagu selliseid punkte, selliseid kohti, kus me nagu saaksime siis Venemaale vastanduda ja enne ma tahtsin ka öelda veel vahel, aga ma ei hakanud sinu mõttekäiku häirima, et see on see mentaliteet, et me näitame koha kätte. Me ei saa nüüd nagu Venemaale suurt midagi teha, sest Venemaa on nii suur ja mis meie poliitilistest avaldustest siin ikka sõltub, eks ole, Riigikogu on neid ju teinud ka, kuulutanud Venemaa terroristlikuks režiimiks, aga me saame nüüd näidata koha kätte siis selle nii-öelda jutumärkides Vene maailma kohalikule esindusele, kas siis Vene Föderatsiooni kodanike näol või siis Vene Õigeusu Kiriku siis Eesti üksuse näol. Vaat siin me saame nüüd teha, siin me saame nüüd näidata, mis me arvame nendest. Ja see ongi just selline päris orjalik, kiuslik, ma ei oskagi siin muid sõnu, iseloomustavaid sõnu juurde lisada, aga selline hästi vastik joon, ma ütleksin. Pluss muidugi see, kui me korra veel pöörame tähelepanu ka sellele üldpoliitilisele retoorikale, mida näiteks Eesti president on siin viljelenud või ka muidugi ministrid,
aga nüüd alles siin võidupühal teatas ju president, et Eesti peab olema valmis sandistama Vene armee nende enda koduõuel. Ja noh, nagu sellest vähe oleks, siis endine Kaitseväe juhtivaid tegelasi Veiko-Vello Palm, kes on nüüd siirdunud siis, ma saan aru, kaitsetööstuse palgale, ju ütles välja, et me peame olema isegi valmis Venemaale ennetavate löökide andmiseks. Et ka siin tuleb välja nagu mingisugune selline rahvuslik alaväärsuskompleks. Et noh, ma ei näe, kuidas nüüd nagu sellised mõtteavaldused ikkagi juhtivate tegelaste suust, eriti president on Eesti riigi ametlik, riigipea ja riigi esimene mees, esimene suu, kes riigi nimel asju välja ütleb. Ja kui ta räägib, et me hakkame nüüd Vene armeed sandistama Venemaa enda territooriumil, ma ei tea küll millega siis, et tõstame kaitsekulutused 5%-le, ostame läänest laskemoona ja siis hakkame põrutama Venemaale rakette ja vaatame, mis siis saab, mis siis juhtub. Isegi ennetavaid lööke me hakkame andma, nagu siis on ta siis nüüd reservkindral või mis tiitel tal on sellel Veiko-Vello Palmil. Et see näitab ka mingisugust sellist mentaliteeti, mis ma ütlen, et sellise hoiakuga me lihtsalt tõmbame endale, oma riigile, oma rahvale, kõigele sellele, mida me oleme üritanud saavutada ja mida me võib-olla oleme ka saavutanud viimaste aastakümnete jooksul, tõmbame vee peale, tõmbame sellise kurja peale, et me jääme ise selle varingu ja rusude alla. Et vähemasti minul on küll selline tunne südames, et see rada, mida mööda me nüüd oleme hakanud üha julgemalt ja ka üha jultunumalt käima, ma mõtlen riigina just nimelt sellise riigi esindajate tasandil, et selle kirikute koguduste seaduse muutmise püüdlused on siin lihtsalt üks näide sellest, et me teeme nüüd sellele grupile praegult ära. Aga kogu see muu retoorika, et siin on tõesti midagi hästi sõgedat, midagi hästi, isegi sellist, kuidas öelda, üleloomulikult, sellist midagi üleloomulik on selles paadumuses, mis tundub, et on tulnud nagu vähemasti selle rahva ja riigi nii-öelda siis juhtiva ladviku peale. Aga neil on nendes küsimustes kahjuks, nendel on ka päris suur toetus ühiskonnas. Inimestele ei meeldi loomulikult makse maksta, minule ka ei meeldi, kui riik võtab selliseid makse ja teeb selliseid maksutõuse, mis reaalselt inimest muudavad vaeseks, mitte lihtsalt natukene vaesemaks, vaid päriselt vaeseks. Loomulikult ei meeldi see, aga siin on nagu ja selles aspektis võib nagu nuriseda valitsusega, aga ma kardan, et jah, et kuidagi Reformierakonnal on õnnestunud nagu tabada mingit hingekeelt väga paljudes inimestes. Loomulikult mitte kõigis. Ma ei arva ka, et kogu rahvas ja kõik inimesed on täpselt sama meelt, aga just nimelt mingitel hingekeeltel praegu mängitakse ja see meloodia, mis tuleb või see muusika on ikkagi väga sünge. Ja, kui lugeda neid Veiko-Vello Palmi ja presidendi väljaütlemisi, siis minule tundub ka ja tegelikult juba pikemat aega, et Eesti rahva sellist kriitilist enamust, ma ütlen mitte kõiki, vaid kriitilist elamust on löödud sellise pimeduse ja rumaluse või sõgeduse vaimuga. Ja see ei ole mingisugune nagu intellektuaalne probleem, nagu ma siin eelnevalt ka ütlesin, vaid see on pigem nagu vaimne probleem. Ja tegelikult sellest võiks rääkida pikalt ja laialt ja seda temaatikat võiks käsitleda nagu mitmes raadiosaates eraldi. Et ma ei taha seda nagu niivõrd laialt siia nagu praegu tuua. Aga kui me räägime sellest, et Palm tõepoolest kaalub siis nagu ennetavate löökide andmist Venemaa pihta, mis on maailma kõige suurem tuumariik. Ja president räägib sellest, kuidas me peame vaenlase purustama tema enda territooriumil, sandistama tema enda territooriumil. Nii, siis ütleme niimoodi, et kui see oleks USA
presidendi ja USA ühe reservkindrali jutt, no siis võiks sellest veel aru saada. Ka see on nagu küsimuse all, et mis siis tuleks, kui ma ei tea, maailma sellise ühe võimsaima relvajõudude eesotsas oleva presidendi ja reservkindrali suust sellist juttu tuleb, aga kui tegu on väikese Eesti presidendi ja endise kindraliga, kes on siirdunud kaitsetööstusesse. Muuseas, seda mainib Ehala, et need pöörduksed on pidevalt kogu aeg sellel ilusal toiduahelal olemas, et riigisektorist erasektorisse, erasektorist riigisektorisse, et Veiko Vello Palm on suurepärane näide sellisest pöörduksest just nimelt, et ilusti on siirdutud ilmselt palju parema ja tulusama palga peale kaitsetööstusesse. Aga mis siin väljendub, on tõepoolest selline nagu võiks ütelda, et inimesed on täiesti nagu mõistuse kaotanud, et nad ei ole enam reaalsusega samas kategoorias, nad on kuskil omaenda privaatreaalsuses. Aga ei, mulle tundub, et siin on nagu mingisugune asi, mida võib kirjeldada nagu piibli ja vaimse elu kategooriates, et seda rahvast ja seda rahvakriitilist enamust on löödud mingisuguse ülbuse, hüübrise, pimeduse, sõgeduse ja meeletusega. Ja Kreeka tragöödiatest me näeme seda, et tavaliselt sellise hüübrise ehk ülbuse ja sõgedusega lüüakse neid, keda jumalad tahavad ära hävitada, kelle hukku nad ette valmistavad. Ja kui me vaatame seda, mida apostel Paulus ütleb sellele, parafraseerides teda, et jumala armust eemal olevate tarkus on tegelikult saanud rumaluseks. Kõik see, mida maailma pidanud tarkuseks, on saanud rumaluseks. Siis kui ma vaatan ja panen selle pildi kokku, siis ma vahel nagu hoian peast kinni ja mõtlen, et et siin on meile väga halva endeline vaimne kompott välja joonistunud. Need hingekeeltel mängimised ja sealt tulenev heli tõepoolest ei ole mitte midagi ilusat. Ja mulle kajastuvad siin nagu 39. aasta meeleolud, et täpselt me oleme jäänud sinna samasse nii-öelda mustrisse kinni ja kas varsti ei ole meil tulemas midagi, mis kogu selle riigi ja seekord ka juba ilmselt rahva ära hävitab, sellepärast, et me oleme käitunud niivõrd meeletult, meil ei ole enam reaalsusega sidet, me siin mõtleme endast, ma ei tea mida. See ei ole intellektuaalne probleem, see on vaimne probleem, me ei näe, me oleme pimedad. Ja ma ütlen, seda temaatikat võiks rääkida pikalt ja laialt ja käsitleda selle, ma ei tea, piibli analooge või Kreeka tragöödia analooge, aga kui sa näed seda omaenda rahva juures, sa näed seda riigi juures, sa näed seda nende inimeste juures, kelle seas sa iga päev käid poes ja tänaval ja siis seda on kurb vaadata, seda on tohutult kurb vaadata. Ja üheks nagu temaatikaks, mida ilmselt tuleb siin saates nagu välja tuua, veel on ka see, et millest Ehala kirjutab. See Ehala artikkel on väga huvitav ja väga hea. See võtab kokku põhimõtteliselt sellised asjad, mida me objektiivisma oleme rääkinud põhimõtteliselt 10 aasta jooksul. Mõningad arengud on paratamatud, on see artikkel tituleeritud ja Ehala räägib siin muuseas sellest ka, kuidas demokraatia on võimatu olukorras, kus vastuseisud on niivõrd tõsised. Ja ma vaatan seda ka muuseas nii-öelda mitte ainult Eestis, vaid ka üha rohkem Euroopas, aga eelkõige tuleb see välja USA poliitikas, kus kahe leeri teineteist välistavus on jõudnud sinna tasemeni, et poliitika ja valimine võib toimuda ainult nende kahe leeri erinevate dogmade vahel. Ja siis toimub meil põhimõtteliselt see, et kui võidab üks, siis tema peamiseks eesmärgiks on kõikide eelneva valitsuse asjade lammutamine ja vastupidi jälle, kui võidab teine, siis täpselt samamoodi. Ja sellist olukorda me võime näha põhimõtteliselt Eestis täpselt samamoodi.
et Eestis on see olnud loomulikult stabiilsem ja selline reformierakondlik klikk on ennast sisse söönud Eesti riigimasinasse ja süvariiki niivõrd sügavalt, et sealt seda lahti tõmmata, seda kaani sealt lihast on ikkagi, ma ei tea, tohutult raske. Aga siiski me näeme seda, et meil on näiteks täiesti alternatiivset nägemust esindav EKRE, eks ju, et kui EKRE peaks tulema võimule, siis EKRE esimeseks eesmärgiks peaks olema põhimõtteliselt peaaegu kõige ümberlükkamine, mida reformierakondlik klikk ja ladvik on siin ette võtnud. Alates maksutõusudest, nende alandamine loomulikult kuni abielu rüvetamise tagasipööramiseni välja. Nii, kõik nii materiaalsed kui ka vaimuelu ja kultuuri ja riikliku väärtuslikku baasi ja vundamenti puudutavad otsused tuleb ümber teha. Nii, sellepärast, et meie nägemused teatavas mõttes Eesti riigist ja selle vundamendist on täiesti kardinaalselt erinevad ja me ei saa enam kokku leppida nendes küsimustes. Me oleme kuni vundamendini täiesti erinevatel alustel. Ja seda, mida siis Ehala ütleb selles artiklis, seda me tegelikult oleme ju rääkinud nendes raadiosaadetes ka, et see ei ole uus mõte. Et see on väga selge, et demokraatlik ühiskond tegelikult vajub kokku olukorras, kus ongi suudetud niivõrd olulised või süviti minevad ideoloogilised leerid välja koolitada. Ja siin võib muidugi küsida seda, et kellele see kasulik on. See peab olema kellegile kasulik. Kui meil on selline divide et impera olukord siin praegu või divide olukord, et siis peab toimuma ka, kuskil peab olema ka impera. Ehk kuskil peab olema ka see, kes on, kellele see kogu olukord on kasulik. Ja minule tundub, et see on kasulik eelkõige sellisele globalistlikule totaalsele diktatuurile. Et Ehala räägib ka seda, et demokraatia abi on läbi, demokraatia aeg on läbi, aga ta tegelikult ei vasta sellele küsimusele, et mis siis tuleb, kui demokraatia aeg on läbi. Ja mina arvan seda, et tuleb globalistlik diktatuur, et kui on ühiskonnad demokraatlikult niivõrd lõhked, nad ei suuda enam teineteisega lävida ja teineteise otsuseid ja taluda, ei ole mõistlikku ühisosa enam erinevatel pooltel. Siis peab tulema keegi, kes ütleb, et aga meie kehtestame teile selle ühisosa. Me paneme maksma siin jõuga selle ühisosa ja see ei tulene riikide seest, vaid see tuleneb globalistlikul suurel tasandil. Ja see on võib-olla kõige suurem oht sellele, mida mõlemad pooled, nii siis vasakpoolsed kui ka parempoolsed, ei pane võib-olla tähele teineteisega võideldes. Ja Martin Ehala ütleb, et demokraatia toimib hästi ühiskonnas, kus kodanikkond on põhiväärtustelt ja põhiküsimustes ühtne ning vaieldakse selle üle, kuidas ja kui palju. Aga kui ühiskond on väärtustelt lõhenenud 2 leeriks, mille kõrval on veel 3, immigrantide komberuum, mis vastandub mõlemale, siis ei ole lootust, et demokraatlikul viisil saaks valitseda. Et säilitada mingi järjepidevus ja ohjeldada vastalisi on vaja tugevat võimu. See oli siis tsitaat sellest viidatud Ehala artiklist. Ja tõepoolest Eestis me näeme täpselt seda sama olukorda. Meil ei ole, ütleme, sellist moslemi kogukonda siia tekkinud. Vaikselt kujuneb, aga sellist, ütleme, ma ei tea, Prantsusmaa mõõtmetes, Saksamaa mõõtmetes, seda veel ei ole. Aga need ühiskondlikud leerid on olemas. Siis nii-öelda see liberaaldemokraatia leer ja siis patriootide või rahvuslaste leer, mulle põhimõtteliselt see sõna populism ei meeldi. Ja me nägime, kuidas EKRE 2023. aastal pakkus alternatiivi ühiskonnale, tuli välja loosungiga päästame Eesti, ehk siis teeme Eestis sellise konservatiivse pöörde, et me taastame normaalsuse, paneme piiri ette kõikidele nendele rumalatele arengutele, kahjulikele arengutele ja teeme siis selle Eesti, ehitame ta uuesti niimoodi üles, nagu ta meil põhiseaduses on ette nähtud. Ja sellele siis
süvariik vastas riigipöördega, põhimõtteliselt valimiste võltsimisega. Isegi Ehal hakkab seda asja üha enam ja enam tunnustama, et öeldes, et sõltub vaid jõudude tasakaalust või valimiste võltsimisest, kumb pool peale jääb. Ja tundub, et see ongi praegu nüüd vähemasti lähitulevikus selline lääneriikide arengumudel. Ameerika Ühendriikides võitis Donald Trump ilmselt tänu sellele, et vastaspool lihtsalt ei olnud enam nii tugeval positsioonil, et oleks siis suutnud teda füüsiliselt kõrvaldada. Need atentaadikatsed kukkusid läbi, valimisi ei õnnestunud sel viisil võltsida Ühendriikides, et ära hoida Donald Trumpi võimule tulekut, nagu siis 2020. aastal suudeti seda teha. Nüüd Eestis on selles mõttes olukord teine, et siin on suudetud seda pööret ära hoida, lihtsalt üks ühiskondlik grupp hoiab võimu enda käes ja ei kavatse seda jagada. Ja selle, siit saabki edasi olla ainult autoritaarse korra süvenemine, et muud lahendust, demokraatlikku lahendust siin tulla ei saa. Et see tuleb siis mingisuguse suurema kataklüsmi käigus võib-olla, või ütleme, see olukord lahendatakse. Ja mina ka pigemini kõige selle põhjal, mida me siin enne oleme rääkinud, kaldun arvama seda, et pigemini see kataklüsm saab saatuslikuks kogu meie riiklusele ja meie maale, meie rahvale, sest lihtsalt arengud on läinud nii kaugele, et siin enam ei ole pääseteed sel viisil, et nüüd valime lihtsalt natukene teised poliitilised jõud võimule ja las nad siis hakkavad natukene midagi muutma valitsemises. Ei, see ei ole enam võimalik. Aga selles suhtes me ei ole väga palju jõudnud peatuda Ameerika Ühendriikide arengutel, mis on ju ka tegelikult väga olulised olnud selle lõppeva hooaja jaoks, et ma võib-olla paari sõnaga enda poolt ütlen, et ma ei ole olnud kunagi mingi eriline Donald Trumpi fänn ja pealegi ta on ju Ameerika president, mitte Eesti president, et selles suhtes ei peagi mul olema Eesti kodanikuna ja eestlasena mingisugust erilist suhet temasse. Aga ma pean nagu tema valimisvõidu puhul siiski oluliseks, väga oluliseks seda, et selle mõju kogu sellisele poliitilisele raamistikule või taustsüsteemile. Et Donald Trump võib öelda väga imelikke asju välja ja tema mõttekäikudega ei saa sugugi alati nõus olla või ka paljude tegudega. Siin on järjest olnud igasuguseid pettumusi erinevatel inimestel, küll siin osad rahvuslased pettusid selles, kui Donald Trump avaldas survet Ukrainale, et ta nagu Venemaaga rahu teeks ja jättis nagu justkui eiras seda, et Venemaa on agressor selles sõjas. Et see nagu paljusi morjendas. Nüüd teiselt poolt viimastel aegadel siin seoses löökidega Iraani pihta on kuulda jällegi Donald Trumpi toetajate sellist pettumust, et Trump ei ole teinud seda, mida ta on lubanud, et hoida Ameerika Ühendriigid igasugustest sellistest välissõdadest eemal. Kõik need asjad on tõesed, aga ma peaksin siiski oluliseks pigem seda Donald Trumpi valimisvõitu ennast, mis on teatava löögi siiski sellele globalistlikule kabaalile andnud. Eks nad koguvad jõudu ja mõtlevad asju ringi ja eks me näe, millega see lõpeb, see on ju alles algusjärgus, aga ma siiski pean seda väga oluliseks arenguks. No kahtlemata on see seda, et meie saade hakkab varsti lõppema, aga võib-olla paari lausega kommenteerides seda, siis peab tunnistama, et üks, kelle suust neid pettumuse noote võib kuulda, on siin sinu vestluspartner, et mina kindlasti olen selles suhtes pettunud Donald Trumpis, et ta alustas nende rünnakutega Iraani pihta ja see on selge nii-öelda
lubadusest loobumine oma valijatele, et Donald Trump tuli kindlasti võimule selle loosungiga, et igasugused USA välissõjad ja eelkõige Lähis-Ida kõikvõimalik sekkumine jäetakse ära, et see oli üks tema selliseid loosungeid, kuigi tõsi, ja loosungites kõlas ka tõsiseid ähvardusi Iraani suhtes, mida juba tema endise presidentuuri ajal oli. Aga tõesti, ega loomulikult mina ei pettu Donald Trumpis selles mõttes, et ma oleks teda kuidagi valinud või et ta oleks Eesti Vabariigi president või oleks Eesti Vabariigi kaudne juht või president või maailma liider, kellele ma kuidagi võlgnen mingisugust austust ja kelle suhtes on mul mingisugused suured lootused olnud. Et ei, seda kohe kindlasti mitte, et olen vaadanud seda asja pealt täpselt samamoodi nagu sinagi eestlasena siin oma riigis, see on teise riigi president, teeb ta seda, mida ta teeb, aga tõepoolest need kriitikatulv on tulnud tema peamiste toetajate juurest, kes on olnud Tucker Carlson ja Steve Bannon ja teised lugematu arv erinevaid väiksemaid kommentaatoreid veel, kes kõik on kritiseerinud tema interventsionalismi Iraanis. Et see on olnud kahjuks pettumused ja see on olnud kahtlemata ka üks nagu süvariigi töö või üks süvariigi eesmärk, sõjapartei eesmärk, et avada uus rinne Iraanis ja avada ja teha seda niimoodi, et alluda põhimõtteliselt Iisraeli provokatsioonidele, tõmmata USA enda musta töö tegijana sõtta Iraani vastu. See on üks kahtlemata selle hooaja nagu punkte, millega Donald Trump siin siseriiklikult USA-s paljusid oma toetajaid endast eemaldas või vähemalt kritiseerima enda vastu pani. Aga tõepoolest, meie saade hakkab siin otsa lõppema ja mida siis nagu tervikuna veel öelda sellest hooajast on loomulikult see, et ma hakkasin mõtlema kogu seda saadet tehes, et see on ikka see peamine küsimus, see pealisülesande küsimus, et miks me neid saateid teeme või miks me üldse Objektiivi teeme. Ja üheks peamiseks nagu ideeks, miks mina arvan, me seda teeme, on see, et hoida seda fooni, hoida seda kriitikat valitsuse suhtes, hoida neid väärtusi, millest me tegelikult kinni peame ja me keeldume mitte kaitsmast neid väärtusi Eesti ühiskonnas. Isegi kui ühiskond tervikuna läheb seda teed, kuhu ta läheb, aga ei, meie oleme siin, me tahame rääkida sellest ja et ka hetkel, kui peaks tulema mingisugune tagasipöörd, et oleks olemas mingisugune referentsipunkt, millele võiks viidata. Ja kui ajalugu teeb omad korrektiivid, et oleks vähemalt sedagi, et kõik ei kiitnud takka, kõik ei teinud seda, mida kogu ühiskond tegi. Et sellel on ka omaette väärtus. Ma arvan, et sellisena me seda Objektiivi teeme ja ma arvan, et Eesti rahval on ka siin järgmisel hooajal kahtlemata ees nii mitmeidki silmi avavaid hetki meie enda poliitikate suunas. Eelkõige üks selline silmi avav hetk on 1. juuli, kui kõik suured maksud tõusevad meil siin. Nii et rahakoti pihta hakkab käima Eesti Vabariigi valitsuse poliitika otseselt, koheselt peale suvepuhkuse algust. Aga suur tänu, Veiko, sinule kõikide nende saadete eest loomulikult, mida me siin sellel hooajal oleme teinud. Suur tänu nende arutelude eest. Hea on olnud sinuga läbi käia siin Eesti poliitika erinevaid tahke ja arutada. Aitäh sulle! Jaa, on olnud tõesti väga meeldiv ja tahan öelda, et eks see on ju klassikaline dissidentlus, millega me siin tegeleme, aga sedagi on vaja, et isegi siis, kui paistab, et sellest nagu palju kasu ei ole ja midagi suurt ei muutu, aga ikkagi seda tuleb teha sellepärast, et keegi peab ikkagi rääkima ka neid asju, mida võib-olla hetkel ei ole populaarne rääkida ja mida ei taheta kuulata. Nii et ma usun, et selles suhtes oleme ehk oma saadetega eesmärgi saavutanud.
kahtlemata arvan ka ise nii. Veel kord tänan teid, head kuulajad, kuulamast sellel hooajal Objektiivi raadiosaateid ja kui jumal lubab, siis oleme eetris ka järgmisel hooajal. Kõike head ja kuulmiseni siis juba augusti või septembrikuus. Vaatame, kuidas on. Aitäh teile! Objektiivi raadio.